Palun siia ette meie kõige lapserikkama ministri, Siim Kiisleri, palun! Aitäh! Mina ei ole kindlasti selle valdkonna asjatundja, et öelda, kuigi mul on 5 last, aga ega lapsevanemana ikka kogu aeg oled kriitiline ja arvad, et nagu tead, mis on lastele hea või millest nad kasu saavad või mis neile kahjulik on, aga ma ei ole selles sugugi nii kindel. Aga ma tean, et teie teate palju rohkem kui mina. Ja sellepärast ma olen väga tänulik teile, et te mind siia esinema kutsusite, sest ma tean, kui rasked on need teemad, kui keerulised need probleemid on, millega te siin tegelete sellel konverentsil. Ja samas pidasite oluliseks kuulata ka ära, mis suunas meie mõtleme oma valdkonnas. Ja ma viimasel ajal tunnen, et me oleme oma haldusreformist, me oleme just haldusreformist nii palju rääkinud, aga selle tõmbekeskuste teemaga me oleme mingid närvi tabanud, et mind on hakatud kutsuma hoopis teistsugustele konverentsidele, et ma olin mõni aeg tagasi perearstide aastakonverentsil, üsna hiljaaegu sotsiaaltöö kongressil, täna siin teie ees. Et varem ma käisin esinemas pigem sellistele haldusfriikidele, nagu võib-olla ma ise või Mikk Lõhmus, tark mees siin saalis istub. Et nüüd väga just sotsiaalvaldkonnas ja erinevates valdkonnas inimesed tunnevad huvi, küsivad, mida te teete, mis suunas te liigute ja saavad aru, et see, mis suunas meie mõtleme, et see on mõnes mõttes universaalne, ükskõik, kas me räägime haridusest, sotsiaaltööst, millestki muust. Ja mis see probleem on siis, millega me tegeleme või mis meid vaevab? Et võiks ju istuda ja lasta olla, eks ole, et ma toon siis näite teie valdkonnast. Seda kirjutab Riigikontroll sel aastal. Et siis lastekaitsetöötaja on vaid 38% Eesti omavalitsustest ja peaaegu 60% ehk üle poole lapsi elab omavalitsustes, kus lastekaitsetöötajat eraldi ole või ei ole neid piisavalt. See ei ole minu hinnang. Mina ei tea, kas teie selle hinnanguga nõustute või mitte, aga see on Riigikontrolli hinnang ja ma usun seda hinnangut. Et küllap ta siis nii on. Aga see ei ole muidugi teie valdkonna eripära või ei tasu kuidagi süüdistada teie valdkonna inimesi, et kuidagi selles valdkonnas kehvasti läinud. Ma ei tea, analoogseid probleeme püstitada meie omavalitsuste valdkonnas erinevatel teemadel, olgu see perekonnaseisu toimingud, planeeringud. Täna just me teate, et näiteks üldplaneeringud on 8 omavalitsusel siiamaani puudu, kuigi need pidid neil olemas olema 6-7 aastat tagasi. Ei ole lihtsalt see kõik. Ja midagi ei juhtu. Muidugi me ei tohi kunagi üldistada, me ei tohi öelda, et Eesti omavalitsustes on asjad niiviisi. Sest mõnes on niiviisi ja mõnes on teistmoodi. Mõnes on väga hästi, mõnes on üks valdkond hästi, teises on teine valdkond hästi. On väga tublisid, on vähem tublisid, nagu ikka kokku on omavalitsusi. Nüüd siis 215 oli mõni aeg tagasi, 226 ja seal 215 hulgas on igasuguseid. Aga üldiselt eri valdkondades võime samasuguseid probleeme näidata, see on üsna läbiv teema. Ja kuidas me siis neid probleeme lahendame? Et eks on võimalik öelda eri viise, mida nüüd tegema peaks ja ma käiks läbi mõned mõtted, mis on Eestis nagu rohkem levinud. Et tüüpiline lahendus, mida välja pakutakse, teeme standardid.
teeme standardid, siis saab kõik korda. Et siis, kui standardid on olemas, vaadake, et siis peab nagu kuidas tegema. Aga okei, teeme standardid. No kas see need probleemid lahendab? Oletame, et asjakohane ministeerium või ülikool või kes iganes annab ette need standardid, kas siis kaovad need probleemid ära? Ma just tõin teile näite, et 8 omavalitsusel ei ole siiamaani üldplaneeringut, mis tähendab ju seda, et inimesed ei tea, mis nende ümbruskonnas juhtuma hakkab, kas sinna tuleb tööstusala või jääb see selliseks looduslikuks keskkonnaks, mürarikkaks või vaikseks, inimesed ei tea seda. Loomulikult võiks öelda, et me teeme standardi, kuidas võtta vastu üldplaneeringut. Aga ei võeta vastu seda üldplaneeringut üldse, ei standardiga ega ilma. Ja samamoodi teie valdkonnas, et ega see standard ei muuda midagi. Kui ei ole inimesi, ei ole raha, see standard siis teeb ise asjad ära, ei tee. No teine tüüpiline lahendus on, et las nad olla, et kõik omavalitsused ei peagi kõike tegema, et lepime selle pildiga. Et hästi palju on seda kuulda, et mis sa jamad, et teate, mõned ongi sellised väiksed, las nad ära sega neid, las nad olla oma ette, et ärgu siis tehku. Nüüd, meil on nüüd suuremad ja linnad ja seal, ja las siis nemad teevad või kelle raha rohkem on, siis, et ärme pane kõigile ühtemoodi nõudeid. Aga ma ei taha kuidagi sellega nõustuda, et mida see tähendab, et oletame, et pere elab Hummuli vallas ja öeldakse, et vaata, sina oled sellises kohas, et sinu omavalitsus ei peagi sellega tegelema. Et tead, kui sa elaksid Valga linnas, siis okei. Aga kuna sa elad Hummulis, siis pole vaja. Et mille peale Eestis tihti mõelda on see, et hästi palju räägitakse, et omavalitsused pannakse üles kohustusi. Jõle ebameeldiv. Aga ega need kohustusi omavalitsustele ei panda ju, ma ei tea, regionaalministri ees või ma ei tea, Riigikontrolli ees. Need kohustused omavalitsustele pannakse ju inimeste ees. Kui omavalitsusel ei ole kohustust, siis inimesel ei ole õigust. Nii lihtne ongi. Ja selle peale tihti mõeldes, et kohustus, et tüütu riik pane mingi kohustusi. Parem kui paneks. Kui ei pane, siis pole inimestel õigust. Pole õigust nõuda, pole õigust küsida. Ja sellepärast mul on hästi vastukarva seda laadi mõtlemine, et mida siis tähendab, et kui osa peavad ja osa ei pea. See tähendab seda, et liigume tagasi keskaega, kus oli niimoodi, et olid linnakodanikud, kellel olid suuremad õigused. Ja siis oli see maarahvas, neil neid õigusi ei olnud, mida linnakodanikud juba olid saavutanud. Et kui said linnakodanikuks, siis olid juba paremas seisuses ühiskonnas. See on see, mida see variant tähendab. Et inimesed ongi ebavõrdses staatuses. Ja kui tahad võrdsemat staatuses, siis koli linna või koli suuremasse, jõukamasse omavalitsusse. Et nõuda oma õigust. Ja siis pakutakse veel välja sellist varianti, et ära suru neid omavalitsusi kokku, las nad olla, et las nad teevad koostööd. Ja see on väga popp omavalitsusjuhtide seisukoht, et ei, mis sa nüüd sunnid meil liituma, me teeme koostööd. Ja muidugi, tehke. Et juba üle 20 aasta on siin vabas Eestis võimalikul koostööd teha. Kuidas see koostöö läheb, siis te teate. Et ma toon koostööst ühe näite. Lääne-Viru 11 omavalitsust said meil oli selline Norra rahadest toetusprogramm ja said eraldi raha koostöö algatamiseks, tegemiseks. Võtsid tööle 3 ühisspetsialisti 11 valla peale. Olid väga rahul. 2009 märts, kui me eksi, algas see projekt. Ja seda raha oli kuni järgmise aasta lõpuni, 2010. aasta 31. detsembrini. Ja
võtsidki Norra raha eest need ühispetsialistid oma palgale, kõik sujus, 11 valda, tegid koos asju, kõik olid rahul. Ja siis, kui see Norra raha otsa hakkas lõppema, siis nad kirjutasid mulle kirja. Ütlesid, et härra minister, et vaadake, et meil hakkab see raha otsa saama, et kui te raha juurde ei anna, siis me lõpetame selle koostöö ära. Ma ütlesin, ei no, kuidas nii, et kas see oli hea kogemus või? Positiivne kogemus? Jaa, väga hea kogemus, väga rahul oleme. Aga mis mõttes, et meil ei ole rohkem seda raha, et pange siis ise edasi. Kui asi õigustas ennast, saite ära proovida, õigustus, jaa, õigustus. Aga lõppeski sellega, et periood sai läbi ja meie enam lisaraha ei andnud ja lõpetasidki koostöö ära. Küll ma käisin ja uurisin, küsisin niimoodi oma vahel, et kuule, öelge nüüd oma vahel, et mis värk oli, miks te ära lõpetasite. Ja siis vallajuhid ütles, et tead, et meie volikogu ei ole sellega nõus, et naabervalla inimesel palka makstakse. Et kui teie selle palgaraha annate, siis on okei. Aga me oma eelarvest küll ei hakanud maksma palka teise valla inimesele. Oligi koostöö läbi. Et eks te suudate neid näiteid tuua ilmselt ise ka, kuidas see koostöö kohe ära lõpeb, lisaraha ja ongi koostöö läinud. Ei toimi see koostöö. Nagu ma ütlen, aeg on palju olnud proovida. Aga ma siiski usun, et see koostöö kõige parem vorm on ühinemine. Siis tehakse head koostööd ka. Ja oleme proovinud siin nüüd ühte ja teist moodi, et seda koostööd tehtaks just juhtimise tasandil. Et see juhtimine oleks koos. See oleks hea koostöö. Et meie ei räägi ju sellest, et kui meie omavalitsused ühinevad, et sotsiaaltööd vähemaks jääks või neid vastavaid inimesi vähemaks jääks. Me räägime sellest, juhiks asju koos, siis ei oleks neid probleeme, mida ma eelnevalt kirjeldasin. Siis on inimestel kaasarääkimisõigus, neil on igal pool samad õigused nõuda oma omavalitsust, mitte erinevalt, et omavalitsus ei vasta neile, et tead, meie ei suuda, meil pole raha, me jaksa. Et tihti Eestis räägiti selles, et väga hea, et omavalitsus on inimesel lähedal. Aga ma ütlen selle peale, et mis siis kasu on, kui ta lähedal on, et oletame, ideaalne omavalitsus oleks see, et mul oleks koduaias, oma perel oleks oma omavalitsus. Võib-olla see näide ei olegi nii absurdne, sest Eestis on ju korteriühistu suurus ja omavalitsus. Et oleks oma omavalitsus meil peres 7 liiget, eks ole, et ma kuidagi eeldan, et oma poliitilise kogemuse tõttu ma saaks selle omavalitsuse juhiks. Ma oleks jube lähedal kõigile oma kodanikele. Nad saaks iga hommik küsida, et issi, et kuule, tahan kooli minna, aga tee on lumest lahti lükkamata. Mina ütlen, et tead, ma saan su murest aru, ma olen sinuga, ma olen sulle hästi lähedal. Aga tead, seda teed ma ei saa lahti lükata, sest see on hoopis teine omavalitsus. See ei ole üldse meie tee. Ma ei tea, on see riigi tee või ülejärgmise omavalitsuse tee. Ja nii ongi, ma olen inimesele hästi lähedal, ma mõistan tema muret, aga ma ei lahenda mitte ühtegi tema probleemi. Ja kuidagi siis peaks tegema suuremad omavalitsused kui korteriühistu suurust, eks ole, et olen pakkunud erinevaid variante ja te rääkitasin täna reformidest, et olen viimasel ajal selle peale hästi veel mõelnud, et nii naljakas, et me oleme uhked olnud oma edu üle ja kui küsitakse, mis on Eesti edu alus olnud, me oleme teinud reforme. Me tegime 90-ndatel reforme enne, kui Läti tegi, Leedu tegi ja me jõudsime neist ette sellega. See oli meie edu alus. Enamus inimesi arvab, nii et see on olnud meie edu alus. Tublid inimesed ka, aga kindlasti võib-olla ka rasked, ebapopulaarsed ja jõulised otsused. Kuhu me täna oleme jõudnud, et huvitav, et ei taheta mingeid reforme teha, et ma ütlen selle kohta, et naljakal kombel me oleme kuidagi omaks võtnud hästi kiiresti selle 20 aastaga sellise heaolu ühiskonna mentaliteedi. Et heaolu meil ei ole, aga mentaliteet juba on. Et ärme surgi, ärme ei tee mitte midagi.
See suhtumine meil juba olemas. Ärme tee reformi, ei valus. Et teil räägitakse siin haridusreformist ka pärast, et väga huvitav. Kõik räägivad haridusreformist, tohutu teema, et järjest kiiremas tempos pannakse koole kinni. Viimastel aastatel pannakse Eestis kinni, kui me vaatame nii puhtmehaaniliselt hariduse infosüsteemi põhjal, jääb vähemaks Eestis kuskil 5 kooli aastas. 10 aastat tagasi jäi keskmiselt umbes 20 kooli aastas Eestis vähemaks. 10 aastat tagasi me ei rääkinud, et hirmuse tempoga oleks kooli kinni. Nüüd on 5, on üle mõistuse palju. Meie hoiakud on väga palju muutunud. Ja sellepärast peab siis reformi tegema hästi niimoodi siit kinnastes või nagu mu hea kolleeg Jaak Aaviks on ka öelnud, et peaks tegema kuidagi nii, et otsused oleks karmid ja õiglased, aga mitte kellelgi ei läheks kehvemaks. Mitte kellelgi ei tohiks kehvemaks minna. Niimoodi peaks reforme tegema. Kahjuks ei ole elu nii lihtne, eks ole. Aga me oleme siis ka nüüd siin nuputanud, et kuidas see kõik oleks nii vabatahtlik, et keegi... Ma ei usu, et reform saab olla lõpuni vabatahtlik. Põllumajandusminister Seeder on öelnud, et kui me oleks teinud rahareformi omal ajal vabatahtlikult, siis mõned inimesed käiksid siiamaani ringi rublad taskus, eks ole. Osa maksaks rublas ja keegi kroonis ja ma ei tea, keegi euros. Aga on nagu on, et otsuseid saab teha siis, kui on poliitiline toetus. Eesti mõistes tähendab, et enamus meie parlamendist ja Riigikogust peaks toetama. Ja kuna see soov olla hea kõigi vastu ja vabatahtlikkust järgida nii suur, siis me oleme mõelnud, kuidas see vabatahtlikkus oleks võimalikult suur. Tõesti. Ja siis ongi see tee, mis me oleme valinud, on see, ja mis on inimesed tõesti väga suure poolehoiu leidnud üldiselt. Alati on eri arvamusi, aga üldiselt inimesed väga toetavad seda varianti, et maakonnad ise otsustavad, et mis on need tõmbekeskused, mille suunal omavalitsused ühineksid, ja seejärel omavalitsused jällegi ise otsustavad, et kellega nad ühinevad. Ja siis on see raske küsimus, et peaks nagu tähtaega ette andma. Kui tähtaega ette ei anna, siis on kõik nii nagu täna. See ongi nii, et ise vaatavad ja võib-olla 40 aasta pärast, võib-olla 100 aasta pärast, et kuidas keegi siis vajalikuks peab. Et ma arvan, et 4 aasta pärast võiks ära teha, aitab küll. Et pikka aeg küll, alati võiks, nagu ma olen küsinud, et äkki peaks panema sellise tähtaja, et kui kõik tänased otsustajad on surnud, et siis saab teoks, et siis nagu kedagi personaalselt ei häiri see otsus. Või veel mingi kaugem tähtaeg, aga me ei kannata ära nii kaua. Soomlased ütlevad ka, et nemad ei jaksa sellist omavalitsusstruktuuri ülal pidada. Aga näed, meie jaksame, et nemad enam ei jaksa, aga meie juba jaksa. See on seesama heaolu ühiskonna mõtteviis, et soomlased tunnistavad, et nemad ei jaksa. Et sellepärast ma arvan, et tähtaeg peab olema ja enamus inimesi arvab ka nii, nagu mina arvan. Et me oleme 2 korda nüüd tellinud Turu-uuringute aktsiaseltsilt nende sõnul sellise täiesti esindusliku uuringu Eesti ühiskonnamudeli järgi. Sellised on, see on nüüd nendest 2 uuringust minu seisukohast halvemate tulemustega, et toetajaid on vähem, teises uuringus on rohkem, et ma igaks juhul näitan seda kehvemalt. Nagu te näete, et toetajaid on selgelt rohkem kui neid, kes ütlevad, et ma ei toeta. Ja väga suur osa on muidugi jätkuvalt, kes ei oska öelda. Ja kui me esimest korda selle uuringu tellisime, siis mina olin kindel, et tuleb niiviisi, et suurtes linnades inimesed toetavad väga selgelt, sest teid see nagu just otseselt ei puuduta, ja väiksemates kohtades, mida väiksem koht, seda skeptilisemad ollakse. Huvitaval kombel ei ole nii. Suurtes linnades on kõige rohkem neid inimesi, kes ütlevad, et ei oska öelda.
mitte kõige rohkem, igas kategoorias on alati suurim, igas asustusüks liigis on kõige rohkem neid, kes on poolt, ja siis kuskil, nagu siingi näete, et enam-vähem pooleks on neid, kes ei oska öelda, kes on vastu, aga miks just suurtesse linnades tihtipeale osata öelda, on üks asi see muidugi, et inimesed ei ole endale, see ei puuduta neid otseselt ja nad ei ole seda asja endale lõpuni selgeks mõelnud, aga teine asi, mis väga selgelt tuleb välja, et venekeelsed inimesed ei oska seisukohta võtta. Ja nagu mitmeski teises valdkonnas, inimesed lihtsalt ei ole kursis nende teemadega ja see on tõesti suur probleem, et ka meie venekeelne ajakirjandus, et kui ma nendega räägin või neile intervjuusid annan, siis nad, enne kui nad mikrofoni käima panevad, siis tavaliselt küsimused, et aga kuidas niisugune olukord üldse Eestis tekkinud, et on mingi 700 elanikuga omavalitsus? Kuidas see üldse võimalik on? Ja nad saavad aru, et Narva, eks ole, niisugune suur linn, 10 000, Pärnu, see on neile kõik arusaadav, et Kohila on neile võib-olla arusaadav, aga sellised 700 elanikuga üksused, et neil on seda raske mõista ja siis tulebki nii välja, et just suurtes linnades elavad ju meil pigem venekeelsed inimesed ja siis see mõjutab seda tulemast väga tugevalt. Et nad ei ole poolt ega vastu, nad lihtsalt ei oska midagi arvata. Ja huvitav on see, et just külades ka inimesed selgelt toetavad. Mida väiksema üksuse poole läheme, seda rohkem inimesed on enda jaoks selle läbi mõelnud. Nad tunnevad, et see neid puudutab ja seal see sinine sektor ei oska öelda, aga vähenema, te väiksema üksuse suunas lähete. Ja samamoodi suhe säilib, et ikkagi pooldajad rohkem kui vastaseid, aga seisukohad on selgemad. Et ükskõik vaatad külad, alevikud, väiksed linnad, suured linnad, need suhted on enam samad. Miks ma seda pilti näitan? Ma loodan, et paljud on seda pilti näinud, et mis need tõmbekeskused on siis ja kuidas me saame aru, mis koht on tõmbekeskus. Me oleme väga uhke, me oleme esimene riik, kes on teinud sellise mobiiltelefoni rändluse põhjal sellise uuringu, et võtnud välja, kuidas inimesed igapäevaselt liiguvad, et mis need meie tõmbekeskused siis õieti on. Ja see ei ole ainuke võimalus seda tuvastada, et kui te mäletate, siis rahvaloenduse ajal teilt küsiti seda, et kui te ei tööta selles kohas, kus te elate, et siis kus te töötate. Ja ka need andmed on olemas, et väga täpselt saab rahvaloenduse järgi välja võtta, et millistest omavalitsustest, kuhu tööl käiakse igapäevaselt. Saab väga huvitavaid tabeleid ja kaarte joonistada. Üldjuhul ma ütlen, kattub selle sama pildiga üsna hästi, mis suunas inimesed igapäevast liiguvad. Ja siin teravmeelsed muidugi räägivad, mis tõmbekeskused, et Eestis on tõmbekeskused on Helsingi ja London ja Berliin ja Pariis. Aga olgem nüüd ausad, et võtame selle Valga maakonna, et mitu inimest siis sealt igapäevaselt, mitu protsenti Valga maakonna elanikest siis seal Pariisis on? Tuleb 1% ära, ei tule, kindlasti tuleb. Et selline mõnus on teravmeelitseda, kildu visata, aga tegelikult Eesti inimeste tõmbekeskused on see, kus nad igapäevaselt liiguvad, see nende toimepiirkond, see mõtteline kolmnurk, see minu kodu, minu töökoht või koolis käimise koht ja see vaba aja veetmise koht, mis võib olla pood, ma ei tea, disko, mis iganes, kunstiring. Et enam-vähem see toimepiirkond igapäevaselt jääb sama maakonna piires. Ja neid tõmbekeskusi võib olla maakonnas mitu. Maakonnakeskus on kindlasti selline tõmbekeskus. Ja siis on meil paar maakonna, kus tõesti on näha seda üle maakonna piiri tugevat igapäevast pendeldamist. See on kõige tugevam voog Raplamaalt Harjumaale ja siis üsna tugevad vood on ka Jõgevamaalt Tartumaale ja Põlvamaalt Tartumaale. Aga muud on juba väiksemad, üle maakonna piiri ikka väga ei käida. Kui te mõtlete oma tuttavate peale, siis üldjuhul oma maakonna piires kuidagi, või naaber maakonna kuidagi. Aladel nad toimetavad, ei toimeta igapäevaselt Pariisis. Ja tegelikult me teame muidugi enam-vähem, kus
tõmbekeskused on, aga nagu ma ütlesin, kõik peab olema jube vabatahtlik, et siis, kas siis öeldakse. Me küsisime omavalitsustelt, tegime selle etapi läbi ja saime maakondades sellised vastused, et need on need tõmbekeskused. Ja nagu iga vabatahtliku asjaga näete te siin ka, et vabatahtlikkusel on alati omad plussid, aga miinus on alati see, et tulemus on ebaühtlane. Standard puudub, jah. Et siin näete seda hästi, et Saaremaa on võtnud nagu väga radikaalse suuna. Ma arvan, et õige suuna. Näiteks Lääne-Viru, et seal on neid mummusid hästi palju. Eks see tõe hetk ongi see, et me võime ju öelda, et igaüks võib öelda, et meie koht ongi tõmbekeskus, aga eks see tõde selgub siis, kui küsitakse, et kas keegi ühineda ka tahab, et kas keegi reaalselt tahab Viru Jaagupiga ühineda või tahab ta pigem Rakverega ühineda. Siis tulebki tõde välja. Kui ikka Viru Jaagupiga keegi ühineda ei taha, või tahavad Rakverega ühineda, siis Viru Jaagup ei olegi tõmbekeskus. Nii lihtne ongi. Miks siin Harju on selline valge ja ilma mummudeta on sellepärast, et Harju maakond palus pikendust detsembris, nad lubasid, nad tellisid väga tõsise uuringu ja lubasid detsembris oma tõmbekeskuse nimetada, andsime neile ajapikendust. Ega ma selle Harju maa pärast muretse, ma muretsen nende kõigi ülejäänute pärast, sest tänane olukord töötab lühiajaliselt Harjumaa kasuks selgelt, eks ole, me näeme seda igapäevaselt ja ülejäänud maakondade kahjuks. Muidugi, pikas perspektiivis tapab see ka Harjumaad, kui kõik ülejäänud niimoodi tühjenevad, eks ole. Et ühel päeval hakkab see ka, sellest on ka juttu olnud, et kui see pump on nagu mujalt tühjaks imend, siis kaob see Harjumaa efekt ka ühel hetkel ära. Aga täna olukord on see, et mure ei ole ju mitte selles, et Harjumaal meie omavalitsused hakkama ei saaks, et mure on selles ebaühtluses. Et kui Viimsis on täna rohkem elanikke kui Rakveres, Harkus on rohkem elanikke kui Haapsalus, et tihti neid proportsioonid tajuta, et Rae vald, kui ma ei eksi, 14 000 elanikke äkki või. Kui panna see ükskõik millise teise maakonna konteksti, hirm suured omavalitsused, hirm suured, Tallinna kõrval tunduvad jube väiksed. Tegelikult on hirm suurtega tegemist. Et kui me midagi ei tee, lähebki nii edasi ja need hummuli inimesed seal, hummuli on seal, vaadaks seal kuskil Tõrvast allapoole ja Valgast vasakule, et nendel läheb selles kontekstis nagu see, ma ütleks, et kehvemini, aga selles mõttes, et see ebavõrdsus, see võimaluste erinevus Rae vallaga järjest süveneb, kui me midagi ette võtta. Ja läbivalt, olgu räägime lastekaitsest või räägime, ma ei tea, töökohtadest, millest iganes. Et tulemusena, nagu ma ütlesin, me tahaks tõesti, et see inimese igapäevane askeldamine oleks omavalitsusele hoomatav, et ta suudaks tõesti inimesele pakkuda lahendusi, mitte öelda iga asja peale, et ma saan sust aru, aga mina ei saa sind aidata. Et ma võin teile tuua erinevaid näiteid ja kindlasti teate neid isegi. Klassikaline näide on see, et lapsevanem läheb panema oma last, pere elab vallas, läheb oma last panema linna muusikakooli. See öeldakse, et jaa, et teie ole meie omavalitsuse elanik. Et te peate maksma rohkem. Ja teine variant on see, et teie vald, kus te elate, maksab teie eest. Siis läheb inimene valda, ütleb, et võt, mul on see, et tahaks last panna muusikakooli linna, siis vald ütleb, meil seda raha ei ole. Ja siis pakutakse siuke ilus lahendus, et kirjuta ennast siis linna sisse. Ja miks peab inimene jahmerdama sellised jamadega, eks ole, et tõesti omal ajal seda öeldakse ju, et tsiteeritakse palju, et omal ajal pidi saama siis päeva jooksul käia vallakeskuses ära hobusega. Et hommikul lähed ja õhtul tuled ja siis on vallamäes käidud. Täna hakkate mõtlema, et
härra minister, teie aeg hakkab otsa saama. Okei, kohe lõpetan. Et täna vaadake, võib siit Vasseliinast ühe päevaga käia ära seal Kuressaares ja tagasi, et tegelikult jõuaks, ühe päevaga jõuaks. Et igal pool, kus need mummud on, tunni aega vabalt. Ja täna on Eestis alla 1000 elanikuga omavalitsusi rohkem, kui oli aastal 1939. Uskumatu, aga nii see on. Et me ootame oma ettevõtjatelt, inimestelt, kõigilt ootame suuremat tööviljakust, suuremat efektiivsust, saavutada neid näitajaid, mis on selles heaolu ühiskonnas, kelle mentaliteet meil juba on. Aga kas meie avalikul sektoril, kas meie omavalitsustel on see kvaliteet, see professionaalsus, see tööviljakus? Ei ole. Sellepärast on muutusi vaja. Aitäh! Kui teie saaksite oma kodukohas midagi muuta, et mõeldes siin Iisakule, siis mis see oleks? Teeks mingi suurema poe. Teeks suurema poe? Mis veel? Et oleks riidepoed ja koolis võiks olla selline näitelik, kus saavad suuremad ka käia. Praegu on nii, et saavad ainult noored käia. Võiksid olla need, kus saavad vanemad ka käia. Aga mõeldes turvalisusele, et kas teie siin kooli ümbrus ja kodutee ja koolitee, kas see on turvaline? Jaa. Kui te lähete kuhugile suuremasse linna, kas seal on turvaline? Ei. Mitte nii väga. Rohkem autosid. Mis teeb selle tunde ebaturvaliseks? Miks te ei tunne ennast turvaliselt? Seal on võõrad inimesed. Rohkem. Kes on hästi. Eestis tehakse nüüd palju reforme korraga. Kas need reformid teile, kas tundub, et need tehakse ka üksteisega arvestades või igaüks ajab enda asja ja vaatame, kuidas lõppkokkuvõttes välja tuleb? Minul isiklikult tundub, et pigem on see viimane variant. Et igaüks ajab justkui iseenda asja, nad ajavad küll enda vaatenurgast väga õigeid asju, aga et see õige asi sobituks ka sellisesse tervikpilti ja et see annaks, ütleme, kokku pandud pusle meile. Et seda ei ole, et praegu on need tükid kuidagi väga laiali. Mulle tundub isiklikult. Paljud reformid on tegelikult juba korduvad, et meil jääb selline mulje, nagu iga inimene peaks endast kuidagi jätma jälle mingi jälje, et teeme aga ära ja eks vaatame, kuidas siis saab. Et see Eestisse reformimine on kuidagi väga nagu selline popiks läinud. Millest te unistate? Millised on teie unistused? Kelleks te tahate saada? Mida te tahate tulevikus teha? Ma tahan saada organiks saada. Arhitektiks äkki. Ja New Yorki tahaks minna. Jah, minna New Yorki. Kas keegi tahab ka siia Eestisse jääda? Tagasi ikka tuleks lihtsalt, elaks mõne aasta, aga tagasi tuleks siis ikka kunagi. Aga miks ei taha siin olla? Tahame küll, aga lihtsalt teisi asju ka näeb. New York tundub nüüd põnev juurde, suur linn. Sellised huvitavad tõdemused laste poolt. Nii on neil hea elada, kui kodu lähedal on rohkem poode ja et korraks võiks New Yorgist ka läbi käia. Meie jätkame nüüd haldusreformi ja selle tänase keskme, ehk siis laste teemal ja ma palun siia nendele mugavatele toolidele. Siim Kiisler, te võite nüüd sinise tooli vahetada pruunikas punase vastu. Lisaks Hardo Aasmäe, majandusgeograafi, siis Kerli Kõivu, Eesti Avatud Noortekeskuste juhatuse liikme ja Rõuge Noortekeskuse juhataja ning Mikk Lõhmuse, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõu ja kohaliku omavalitsuse regionaalpoliitika õppetooli õppejõu. Ja me jätkame kohe seda Siim Kiisleri alustatud teemat ja meie kodukord eelmises vestlusringis oli nii, et kaks äärmist jagavad omavahel ühte mikrofoni, palun, lülitage see sisse ja teie kahe peale siis peate ühega hakkama saama. Siim Kiisler, nüüd te
kohe teile esimene küsimus. Te rääkisite sellest, 215 valda on meil praegu, alles oli 226 ja ka Riigikontrolli auditist tuli välja, et 38% omavalitsustes ainult on lastekaitsetöötaja. Kui ma enam-vähem kolmandikus valdadest on lastekaitsetöötaja ja enam-vähem kolmandik omavalitsusi peab alles jääma. Kas ma siis meie tänase vestluse valguses ütlen õigesti, et järgi jäävad need vallad, kus juba on lastekaitsetöötaja? No ilmselt enam-vähem klapib, jah. Et ongi see ebavõrdsus, et suuremad, tugevad suudavad oma inimestele pakkuda enam. Ja kui seal pakutakse enam, siis sinna ka inimesed lähevad. Ja nii nad tõmbavadki. Ja nii see töötab. Ja muidugi võib öelda, et mis seal siis ikka, las need suuremad teevad, siis seal väiksematele ka pakuvad mingit teenust, aga siis ei saa ju väiksemad kaasa rääkida. Siis need suuremate elanikud otsustavadki, kuidas tehakse, mida tehakse. Ma kasutan juhust, mikrofon on käes ja anna käest ära, et huvitav oli vaadata seda klippi ka, jah, et rääkis sellest, mida ma püüdsin edasi anda, et tunne on, et tohutu reformimine käib. Aga mis siis reformitud on siis nii väga? Me teeme palju vähem reforme, me muudame ennast palju vähem kui 10 aastat tagasi, rääkimata sellest, mis me 15 aastat tagasi tegime. Et ma olin siin üleeile, olin siin samas puldis ja esinesin statistika valdkonna konverentsil ja tõin sellise näite, et võtsin hommikul lahti ajalehe Postimees, võib-olla mõnel on meeles, seal oli selline online küsitlus, et mis te arvate, mis on põhjus, et rasked liiklusõnnetused on Eestis sagenenud. Ja see oli 4 vastuse varianti, neist kõige populaarsem 82% inimesi arvas, et liikluskultuur on halvenenud. Ja ma ütlesin, et see ei ole õige vastus, et teate, mis õige vastus on? Õige vastus on see, et raskete liiklusõnnetuste arv Eestis ei ole sagenenud, vaid hoopis vähenenud. Ja see on nii, et kui paned küsimuse püsti, siis kõigepealt pead mõtlema, et mis see tegelikkus on. Enne kui võtad mingi käibefraasi ja hakkad selle pealt midagi edasi arendama. Me keskendume, eks ju, lastele ja lapsed hetkel reformide tuultes ja haldusreformi tuultes. Mikk Lõhmus, te olete nõustanud Läänemaal 3 omavalitsuse ühinemist. Moodustus uus vald, siis Lääne-Nigula vald. Kui palju enne ühinemist räägiti üleüldse lastest, kui palju tõstatus see teema oluliseks? See teema tõstatus tõepoolest ja täpselt samast aspektist, et kui hakkasime seda ühinemisprotsessiga peale, oli see 4 omavalitsust, lisaks nendele ka Nõva vald ja 94 ei olnud lastekaitsespetsialisti, kui võtta nüüd selle konverentsi teemaga haakuvalt. Ja nüüd on lootust, et ühinenud vallas vastavale inimene võetakse tööle. Et otseselt tekkis tõstatus see küsimus. Ehk siis 4 nõrka valda ühinesid 1 tugevaks ja kohe on rahakott kopsakam? Ma väldiksin võib-olla terminid, et 4 nõrka valda, aga 4 valda ühines, mis andis võimaluse, et ehk nüüd tehakse see otsus ja vastavalla spetsialist võetakse tööle, hakatakse süvitsi nende asjadega tegelema. Loomulikult arvatavasti tegeleti sellega ka enne, aga tegeles sellega nii-öelda see universaalne spetsialist muude asjade kõrvalt. Mu kõrval istub Kerli Kõiv, muide Rõuge vallast, mis oli siin näidatud Võrumaa üheks tõmbekeskuseks, tegelikult üks tillukene vallakene, aga minu arvates Eesti kontekstis üks eriline, sest Rõuge vallas on 2 viimast valla vanemat kasvanud välja Rõuge noortekeskusest ja ka praegune vallavolikogu. Kuidas see võimalik on? Ma ei tea, kui palju on taolisi valdu meil üleüldse Eestis, kus me võime siis öelda, et noortekeskus Rõuges juhib Rõuge valla elu? Jah, selles mõttes meie omavalitsus on selline hea näide, aga see ongi nüüd võib-olla tulem sellele, et need noored, kellest on nüüd saanud valla juhtijad ja noortekeskuses seda ei juhita, vaid lihtsalt noortekeskus on selline väga hea kasvulava inimesele ja noorsootöö eesmärk on ju
arendada ühest noorest toime tulev täiskasvanu. Aga kuna Rõuge vallas on, kui võtta see näiteks, selline lapse eluilmakeskne lähenemine, ehk siis see noorte osalus, millest siin hommikul ka väga palju räägiti, ongi saanud ühe omavalitsuse nii-öelda loomulikuks osaks ja need noored kasvavadki sellises keskkonnas, kus nad teavad, et nad on samaväärsed iga teise elanike ja huvigrupiga ja nad saavad kaasa rääkida ja niiviisi on kasvanud nende vastutusvõime, nende tahe ja meil on palju rohkem kui need 3 inimest, kes on juhtimise üle võtnud. Äkki seletate lahti, et mis see tähendab, et noored on saanud aru, et nad on samaväärsed kui kõik teised vallakodanikud ja nii edasi, et milles see praktiliselt seisneb? See seisneb sellest, et ühe omavalitsuse otsused on tehtud noortega kooskõlas ja nendega läbi räägitud. Me oleme jõudnud sinnani, et nad julgevad oma arvamust avaldada, otsustustasand on neile hästi lähedal, nende nõustajad, noortekeskus, nende toetajad on neile hästi lähedal. Nad elavad oma selles päris maailmas, et miski ei ole neid siiani sundinud liikuma teise nii-öelda kuhugi suuremasse keskusesse, kus on võimalikud mingisugused teenused, nende maailm ei ole siiani olnud niivõrd teenuste keskne. Ja tean, et need 3 inimest, kes on juhtimises osalenud ühes omavalitsuses, nemad ükski ei ole olnud see, kes on pidanud minema ennast arendama kuhugi suuremasse keskusesse, et üks väike kogukond on võimeline seda ka ise panustama, kui on nii-öelda inimeste väärtuste reform peades toimunud. Ardo Aasmäe, majandusgeograafi roll on ju mõnikord hästi mugav. Te saate paljudele asjadele vaadata eemalt ja paigutada mingitesse kettidesse või kastikestesse mingid majanduse liikumised. Me eelmise diskussiooni ajal hästi tegelikult rääkisime sellest, et kelle asi on laps. Lähtuvalt ka uuest lastekaitseseadusest, et kas laps on ta nüüd pere oma või on ta ühiskonna oma majandusgeograafina. Öelge, kelle oma laps on? Kui Arno isaga koolimajja jõudis, ei olnud üheski Eesti omavalitsuses lastekaitsespetsialisti. Ja lapsed olid kaitstud. Minu meelest me räägime täiesti kõrvalistest asjadest. Me peame tegelikult mõistma seda, mis on probleem ja kuidas see üldse on sündinud. Kui 100 aastat tagasi oli laste arv see, mis toetas perekonna tulevikku, oli pärijaid, lapsi suri ka üsna palju, antibiootikume veel ei olnud, keisrilõiget ka mitte. Siis kui sul oli lapsi, siis inimeste jaoks oli see pensionifond. Nüüd 100 aasta jooksul on tekkinud see muutus, et laps on mitte tuleviku investeering, mitte tulu, vaid kulu. Ja see on tõsiasi, millele me peame silma vaatama. Ma võib-olla vihastan siin terve hulka inimesi saalis ära, aga tõsiasi on tegelikult see, et sel ajal, kui 100 aastat tagasi laps oli pere oma, ta oli kaitstud, kõik lapsed on kaitstud, sealt Ida-Aafrika koopast alates, Neandertali koopast. Kodus kaitsesid vanemad lapsed nooremaid, naabripoiste eest, eks ole, kui seal mingid tülid olid vanavanemad, olid vanemad, ja näed, Arno viis ju ikkagi isa kooli. Siis tänasel päeval ju laps ja peres on väga vähe aega. Tegelikult. Seda mudelit enam ei ole olemas. Ja olukord on muutunud vastupidiseks. Ja sisuliselt on tekkinud olukord, kus laps on üldrahvalik ressurss, kas see meeldib meile või mitte. Ja sealt hakkab tulema kõiksugu leigust, sest kui palju need vanemad lastega ikkagi koos on. Õndsal nõukogude ajal oli ülipopulaarne telesaade laupäeval koos isaga, eks ole? Ei näe üldse. Külaühiskonnas nähti, isa tuli õhtul põllutöölt või metsatöölt, eks ole? Ja luges siis perele sõnad peale ja jagas seda leiba. Aga see tähendab sisuliselt seda, et me oleme nagu
me ei vaata nagu tõsiasjadele silma, et äärmiselt ebamugav tõsiasi on see. Nii nagu me räägime siin haldusreformist ka, eks ole, minu meelest see, millega tegeldakse, on täiesti kõrvaline asi, terve hulk kunstlike väljamõeldiste tagajärg. Kui me mõtleme sellele, et Tallinna ümbruse vallad on justkui edukad, eks ole, see, et Tallinn on tõmbekeskus ja regionaalpoliitikat ei ole, mis seda tasakaalustab, siis loomulikult ühel hetkel koguneb rahvas Tallinnasse ja nii nagu minister ütles, et lõpuks kukub see ka kokku, eks ole. Ja põhjus on paljuski selles, et see on meie maksuseaduse eripära. Üksikisiku tulumaks on kohaliku omavalitsuse see tulubaas põhiline ja see tuleb jälle nõukogude ajast, kus oli tööjõuressurss, see tuleb jälle vangilaagri loogikast, et ainult tööinimene on tähtis. Tänasel päeval peaks olema alustama seda kõike maksuseaduse muutmisest hoopiski, et meil on tarbimismaksud nii suured, et üks osa käibemaksust peaks olema kohaliku omavalitsuse tulubaas, siis üks pilt hoopis teine, sest tegelikult need nii-öelda jõukad vallad pole üldse jätkusuutlikud, sest valla territooriumil, vaadake nüüd Tallinna ümbruses, kui 20% sellest palgatulust luuakse, siis on küll, eks ole, aga kui näiteks ütleme, et tulubaasiks oleks see, et kui palju valla territooriumil nagu seda maksuraha tekib, siis need kukuks kokku päeva pealt, ehk teisisõnu öeldes ma tahaks öelda, et see on meie väljamõeldis. Ja me peame tõsiasjadele silma vaatama. Meie paljuski probleem on see, et meie valitsus koosneb suhteliselt argadest inimestest. Inimese kaks iseloomulikku tunnust on see, et ta ei julge tõsiasjadele silma vaadata ja ta ei nimeta neid õigete nimedega. Ja selle tagajärg on, et püütakse teha otsus nagu vaiki ära. Ütleme niimoodi, et poliitiliselt seda mahendada. Ma saan neist inimestest täiesti aru, kuna nagu teist teed, nagu ütleme, see potentsiaal, mis valitsusel on, nagu ei ole. Julged inimesed käib teistmoodi. Ja julged inimesed haldusreformis ütlevad ka seda, et kui me tsentraliseerime, siis me peame osa piirkondi maha jätma, me peame ütlema inimestele, millised teed me jätame maha, kus me elektriliinid võtame kokku, kus me kaotame külad ära, see on paratamatus. Öelda lihtsalt, et paneme kokku ja siis me saame nagu parema tulemuse ja kui mõelda, see ei ole lihtsalt tõsi, igal asjal pahupool ja kui me mõtleme veel sellele, et selle haldusreformi üks mõte on ju tegelikult sellest, et päästa riigieelarve tasakaalu, ekspropreeritakse ju kohalikke omavalitsusi, kui siin 90. aastal oli siin mitte riigi käes, kui see oli 25% ressursist, siis tänasel päeval on see juba alla 10% ja valdav osa omavalitsuse ei suuda, millest ei ole üldse räägitud, muide, ei suuda täita oma põhiseaduslikku kohustust. Põhiseaduslik kohustus on ju lahendada kõiki kohalikke küsimusi, aga kohalike küsimuste jaoks juba raha enam ei jätku. On nagu teenus ja on kohustused. Ja selles mõttes, kui me tuleme selle laste juurde tagasi, siis ilmselt me peame ikkagi mõtestama seda jällegi nagu, kuidas Arno tuli kooli. Ehk kool ei ole enam õpetuse koht, vaid millega tegeles õpetaja Laur, ta oli väga hea kasvataja. Ehk see kasvatus, mis kogu aeg oli perekonnas, see kool on nüüd paratamatu see koht, eks ole, kus see kasvatusosa peaks olema suurem. Ja kui me seda kevadet vaatame, siis tänasel päeval seal peaks olema 10 noorsoopolitseinikku ja ma ei tea keda veel, sest see oli õudne, mis seal toimub. Eks ole, relva väärkasutus, kooli kiusamine, rahvastevahelise vaenu õhutamine, varavastased kuriteod, parvlasti ja põhja, eks ole. Mõisapoistega kakeldi, eks ole. Tähendab, see on õudne pilt. Ja selle lahendas ära õpetaja Laur, eks ole, siis oli seal veel Köster. Köster muide oli ainukene, kes õpetas eesti keeles, sest tollel kõik muu õpetus oli venekeelne. Õpetaja Laur õpetas ju vene keeles peaaegu vene keelt mitte oskavaid lapsi. Ja siis tuli veel pastor korra. Vaatus, siin noored tead omavahel natuke tülitsid, mis seal ikka. See tähendab seda, et kui me räägime sellest laste kaitsest, siis me peaksime mõtlema selle kasvatuse peale, arvestades sellega, et vanemate võimalused ajaliselt on selleks väga väikest. Aitäh! Nii, Siim Kiisler ja Mikk Lõhmus, Ardo Aasmäe teie mõlema poole päris teravaid nooli viskas, te ei saa oma tööga hakkama, üleüldse terve haldusreform on jama, ministrid on meil arad ja teie kui Tallinna lähedase Saue valla volikogu liige või olete nüüd tagasi juba valitud abivallavanemaks? Juba olete abivallavanem. Tallinna lähedal ka oma eluga hakkama ei saa, olete Ardo Aasmäega nõus, vaidete vastu?
mõlemal on sõna, ärge ainult korraga võtke. No ma muidugi ei saa hakkama haldusreformi tegemata, aga huvitav, et mina lugesin kevadet, kui ma laps olin, ma pole hiljem lugenud ja sellepärast võib-olla mäletan valesti, aga mida ma mäletan, on see, et ma tundsin kaasa neile lastele, sellepärast et nad läksid õppeperioodi alguses kodust ära ja siis said pühadeks koju. Ja osa, mul on nagu meelde jäänud, et osa ei saanud pühadeks ka koju. Jäid ka selleks ajaks sinna koolimajja. Ma ei tea, kas teie mäletate samamoodi, et ei olnud nii mõnus midagi. Mikk Lõhmus. Ühes osas on Raasmäel muidugi tuline õigus ja tuline õigus tegelikult selles, et ühiskond on ju totaalselt muutunud. Nii sellest agraarühiskonnast nüüd mingisugusesse järgmisesse etappi, kus tõepoolest, kui laps oli tõepoolest tulu pensionifond, siis täna see on hoopis midagi muud, eks, et nagu tulu poole pealt kulu poole peale, et see on kindlasti üks ühiskonna muutus. Ja teine asi, mida peaks ütlema, et me vaatame oma Eestit ja mõtleme, et me oleme mingi erandlik situatsioon, aga tegelikult täpselt samad protsessid toimuvad ju läänemaailmas, Põhjamaades. Võtame Soome, Rootsi, võtame kas või Taani, mida siin väga palju Eestil ju eeskujuks tuuakse, et samasugune rahvastiku koondumine, ääremaade elanikkonna tühjenemine, kusjuures protsendid on kohati suuremad kui Eestis, nii et seda asja tulebki laiemalt vaadata. Küsin vahepeal, kas saalis on kellelgi tekkinud kaasa, mööda ja vasturääkimise soovi? Ja seal juba teeme siis, anname korraks mikrofoni siis saali, et minna siit diskussioonilaua tagant mõne hetke pärast edasi. Olen Mare Torm Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumist. Lubage lugeda üks katkend. Kuna mul on täna ettekanne just lähitulevikus nüüd ühes asutuses. Kaebtused meie aja elu ja olu kohta on sagedad ja suured. Iga päev toob nähtusi nooresoo ja täisealiste eksitustest ja pöörastest loomuvastastest tegudest ja kombedest. Prostitutsioon, alkoholismus ja teised kõlvatused tormavad keha ja vaimu või jõudu rikkudes, tervist ja elu hävitades, avalikult ja salaja meie seltskonnast läbi ja ähvardavad meie rahvast ära hukata. Kangekaelsus, võimuhimu, kõrkustoorus, tänamata, au kartmata olek on päevakorral ja sünnitavad inimestele ütlemata palju muret ja häda. Karl Heinrich Nigol, 1910, raamatust Emade kasvatuse küsimus. Täna 94 aastat tagasi, just neil päevil tehti Eesti Vabariigi esimestel, kui valitsus tuli maapaost välja, tehti väga suuri tegusid, otsustusi. Oli see haridus, oli see tervishoid ja nii edasi ja nii edasi, sest just 11. novembril on ju Eesti Vabariigi valitsuse asutamise päev. Ja kui ma mõtlen esimesele haridusministrile, meie esimesele pedagoogikadoktorile Peeter Põllule, kes on sisuliselt Eesti rahvusliku hariduse üks nurgakive, on väitnud, et hariduskorraldus peab olema nagu kolmekordne hoone. Ja see tollal ajal, detsembris 1918, võetigi vastu, et on maakonna tasand, on omavalitsuse tasand, ja kõige kõrgem on siis ministeerium, selles mõttes valitsuse tasand. Teatud asju, olgu see haridus, olgu see tervishoid, olgu see sotsiaalvaldkond, olgu see transport, ei ole võimalik valdade tasandil tegelikult paika panna. Ja vaat see ongi nüüd minu meelest üks meie hädasid, et me ei ole suutnud läheneda, me täna tegeleme ju tagajärgedega, miks on nõnda vaja teha, aga tuleks otsustada arukalt, kuidas, miks me paneme täna koole kinni, sest lapsi ei ole, miks lapsi ei ole, aga kui hariduskorraldus oleks korraldatud olnud teisiti, siis oleks võib-olla täna tagajärg teine olnud. Tänan väga. Aitäh! Ma ütleks selle kohta kommentaariks, et
Eestis on, ütleme, niisugust teaduspärandit üsna palju, sest tegelikult kogu ruumiline elu, geograafi pilguga on ju hierarhiline. Eestis on 6 astmeline hierarhiline asustussüsteem. Ja eks selle haldusreformi puhul on ka jälle mõistlik ära otsustada, millist hierarhia tasandit üldse kasutada. Sest kui küsida seal, et mis on teie tõmbekeskus, siis on poliitiliselt küll mõistlik, eks ole, ta on ikka pehme variant, aga ebateaduslik, sest kui, ütleme, inimestelt küsida või teha uurimused, mis on see tõmbekeskus, kuidas teile tundub, see on siis umbes nagu kirgiisid kogutakse kuhugi orgu kokku ja öeldakse, et kuulge, et öelge, milline mägi on teil seal kõige kõrgem. Kes on seal käinud seda mäge vaatamas, kellele tundub ta horisondil madalam, mägi on kaugemal, mägi on ligemal, tegelikult need kõik asjad ära mõõdetavad. Ja selles mõttes, et igal hierarhia tasemel on omad funktsioonid. See on Edgar Kant, 1929 juba, ja seda on uuritud siin pikalt ja põhjalikult, nii et nagu sellist teaduspärandit on üsna palju ja eks selle järgi tuleb minna, sest teadus annab meile tõsiasjad, meeldivad, ebameeldivad. Ja sellest tuleb lihtsalt lähtuda, mitte mingit muud varianti pole. Ja tänasel päeval me muidugi siin tegeleme tagajärgede likvideerimisega, likvideerimisega, pehmendamisega, aga eks me seda riigieelarvet püüame siin jõuga niisugust vanavara kulutamisega kuidagi tasakaalus hoida ja see on see asi, jah. Siim Kiisler, teil oli näpp püsti. Jaa, et nagu ikka, et tegelengi enamus tööajast sellega, et lükkan mingeid müüte või käibetõdesid ümber, eks ole, et see levinud jutt, et oleks koolisüsteem parem, et küll siis lapsi oleks rohkem, et vaadake, kust Eestis inimesed ära kolivad. Seal, kus kool on olemas kodu lähedal, koolikohti on üle pea. Ja kuhu nad kolivad? Kolivad sinna, kus koolikohtist on puudus. Kus lapsevanemad on mures, kuhu ma oma lapse kooli panen. Et miks ma tõin enne selle liiklusõnnetuste näite ka, et mõelge järgi enne, kui te korrutate neid käibetõdesid. Mõelge, mis tegelikult toimub. Ärge uskuge neid, mida on aastaid korrutatud. Asjad käivad teistpidi. Ja ma tahaks öelda veel loomulikult need teemad on seotud, ma tahaks öelda selle koolivõrgu kohta, et ma olen ise lapsevanem, 5 last, teate, minu pärast, olgu see laps tund aega bussis, hommikul tund aega õhtul. Mis see tuleb koju, teeb võib-olla mõne rumaluse, las ta istub seal bussis, mõtleb elu üle järgi, aga peaasi, et ta saab hea hariduse, kvaliteetse hariduse, see on mulle palju tähtsam kui see, et kool oleks kodu lähedal. Ja ma väga soovin, et rohkem lapsevanemaid hakkaks mõtlema, et tähtis, et laps saab hea hariduse, mitte kodu lähedase hariduse. Aitäh, Mikk Lõhmus. Jah, korra mul jäi eelmisest korrast vastamata siin nii-öelda Tallinna ligidaste valdade probleemi kohta. Saalis tegi selevus, kas te lasete Mikk Lõhmusel jätkata? Et ühe nüansi me unustame alati rääkimata, kui me räägime ka Tallinna ümbruse valdadest, ega Tallinna ümbruse vallad ei ole sellised rikkad Tallinna küljes olevad kapslid, et tegelikult meil on oma nii-öelda rikas põhi ja vaene lõuna, et tegelikult see on olukord, kus üks omavalitsus enda sees peab tegema regionaalpoliitikat. Aga vasta, mitu protsenti teie valla tuludest luuakse valla territooriumil? No selles mõttes see on õigus, et arvatavasti alla poole. Ja järelikult see on meie väljamõeldis, mis võib olla homme teistsugune. Nii, aga ma ütlen veel kord, et näiteks tulumaksul põhinevat finantseerimissüsteemi rakendab kogu Põhjamaad, kõik. No selle kohta ma tahan öelda, et Eesti muide kõikide demograafiliste ja muude probleemidega on kas halvas või heas mõttes maailmas esirinnas. Ja viidata sellele, et meil Taanis on samad protsessid ja Rootsis, mitte kusagilt pole eeskuju võtta, kõik on meilst vasakul ja paremal. Me peame ise mõtlema, kuidas ühiskonnaga edasi jõuda. Mida teha vananeva elanikkonna, kuidas muuta ühiskonda, kuidas me jõuame tegelikult sellele, et populatsioon oleks jätkusuutlik ja ma ütlen, jälle ma vähjastan terve hulga inimesi ära, eks, aga ma ütlen täiesti selgelt, me läheneme paratamatult sellele, kus isa ja ema peavad hakkama saama 2 lapsega, ilma erilise toetuseta. Aga iga 3. laps tuleb ühiskonnal täie rauaga kinni maksta.
ja me peame maksustama ühel päeval mitte lapsi omavaid elujõulisi inimesi. Mitte mingit muud varianti tegelikult ei ole. Ja see, et vasakul ja paremal meil keegi pole julenud seda teha, Eesti lihtsalt, me oleme nii palju ees oma demograafilises arengus, et me oleme paratamatult sunnitud seda tegema. Äärmiselt ebamugav tõdemus. Aga on ju täiesti selge, et kui meil on näiteks karjäärimehed ja karjäärinaised ja neil lapsi ei ole ja nad eeldavad seda, et nende pension tuleb kellegi teiste laste arvelt, kes on järgnevad põlvkonnad, kes seda maksavad, sest see jutt, et me praegu täna säästame raha tulevikuks, siis sa pead kulda säästma. Dollari inflatsioon on 1914. aastast 2200%. Pole mõtet üldse rääkida sellest. Ja me peame minema, midagi ei ole teha. See on tõsiseltvõetav reform, kui me üldse mõtleme nagu suurelt ja mõtleme tulevikule ja järeltulevatele põlvedele. Me tänasel päeval ju nokitseme siin kõik võimalike asjadega, vabandust, otsekohesuse eest. Vaese lõuna elanik Kerli Kõiv on juba pikka aega ja hoiab näpp püsti. Ma tahtsin tuua teemat jälle laste juurde tagasi ja noorte juurde, et mille jaoks me siia vastust oleme otsima tulnud, et rõhutaksin ikkagi seda paikkondlikkust ja seda, mida tegelikult siis laps tahab. Et ma usun, et töötades iga päev noorte ja lastega, ma usun, et laps tahab seda, et kool oleks talle lähedal, et koolist koju tulles ta ei peaks sõitma tund aega bussis või ootama veel vanemaid kusagil, et see päev kiiremini mööduks ja nii nagu need nooredki siin filmis ütlesid, et kõikjal võib olla veel võõraid inimesi ka, et tegelikult laps tahab sellist sotsiaalset lähiruumi, mis on talle turvaline, tal on omad kontaktid, omad sõbrad ja need on kohe peale kooli kättesaadavad. Ja kui noor on seotud selle oma paikkonnaga seal koha peal, siis ta sidustabki ennast selle paikkonnaga ja seob oma tuleviku sellega, nii nagu need näited, mis sa tõid selle kohta, kust mina pärit olen. Ja kui ta sõidab bussiga sinna keskusesse ja tagasi, siis ta tasapisi hakkab ennast samastama selle tõmbekeskusega või selle linnaga, kuhu ta käib ja ta ei seogi oma mõtetes seda tulevikku selle küla kogukonnaga, kus ta tegelikult pärit on. Mul on siin ühed toredad numbrid, toredad arvutused, mis on pärit laste ja perede arengukavast 2012 kuni 2020, millest oli juttu ka meie esimeses diskussioonis. Ja laste ja perede arengukavast, keda ja mida siis arendatakse. Sellele on leitud vastus lugedes üles oluliste sõnade kasutamise sagedus. Kõige rohkem kasutatakse sõna teenused, 229, toetused, 93 korda, sekkumine, 63 korda, kogukond, 4 korda, õigused, 180 korda, lastekaitse, 89 korda, keskkond, 29 korda. Siit küsimus, kas omavalitsus on teenusepakkuja või keskkonnalooja, tegelikult Kerli sellest juba ka alustas, aga siis palun, võib jätkata. No minu silmis on omavalitsus keskkonnalooja, et kui meil on selline elukeskkond, kus paljud probleemid saavad ennetatud, seda ennetust on täna ka siin palju räägitud, siis väheneb meil vajadus ka nende toetusteenuste järele ja nende teenuste pakkujate järele, et positiivne muutus saab siis juhtuda, kui me kujundame selle elukeskkonna selliseks, et neid riskitegureid on seal võimalikult vähe. Aga järgmistele härradele nüüd küsimus, et kas meil üldse omavalitsused on võimekad lastekaitse teemaga tegelema? Mina elan ühes väikeses vallas, kus igal talvel on probleemiks lumeteede lahti ajamine. Lastekaitsetöötajad seal ei ole. Ma kujutan nüüd ette, kui võetakse lastekaitsetöötaja tööle, siis ma talvel enam majast välja ei saa. Sest kas, omavalitsused, mulle tundub, et ei ole valmis selleks? No osa ju suudavad nii teed lahti lükata, kui lastekaitsetöötajat tööle võtta, et osadel on lihtsalt see võimekus, nagu ma alguses ütlesin, ja osadel ei ole, et olukord on erinev, et me ei saa üldistada. Ma ütleks eelmise kommentaari peale lapsevanemana siiski, et nii lihtne see ei ole, et mida laps tahab, et ma ei tea, võib-olla ma olen halb lapsevanem olnud, aga ma vaatan oma lapsi ja nende sõpru ja nemad tahaksid vähem koolis olla üldse. Mitte kooliteel vähem aega olla, vaid koolis vähem olla. Et pagem ikka paika, et kõik ei ole nii lihtne, et vaatame, mida laps tahab, et me tahame neile head tulevikku, siis nad peavad seal koolis olema.
paljude valdade hirm on tegelikult see, et kui nüüd mitme valla peale või ühe suure valla peale võetakse lastekaitsetöötaja, see on see teema, millest me ka eelmises diskussioonis palju rääkisime, nüüd ka on see mitmel korral siit läbi sõitnud, et küsimus, kas siis, kui suure valla peale on lastekaitsetöötaja, on ta lapsele lähemal või ta on lapsele kaugemal? Vaata, kui teda üldse ei ole, siis kindlasti on lähemal, kui on suure valla peal üks. Mina võin väga hästi vastata, kuna ma olen vallas, kus on 10 000 inimest, meie lastekaitsetöötaja istub seal saalis, Sirli väga tubli inimene, ja ei saa öelda, et ükski vallapiirkond oleks ilma lastekaitsespetsialisti toeta, nii et tegelikult on ju meil näited suurtest valdades, kus asi toimib ja ei saa öelda, et oleks nagu mõni laps tähelepanu alt väljas. Hardo Aasma. Jah, aga sellest kõigest kuvandub jälle niisugune bürokraatlik ettekujutus. Et meil on üks niisugune nähtus nagu naabrivalve. Vaata, naabrimehe vara valvatakse justkui, eks ole. Aga lastel silma peal hoidmiseks võiks ju kogukond suurepäraselt hakkama saada, eriti kus on õreasustus. Ja tegelikult, ütleme, tiheasustuse puhul on see hoopis teistmoodi. Ja jälle siin on hierarhia. Ütleme, seal, kus on õreasustus, kus kogukond on tugev, võib-olla seda lastekaitsespetsi pole üldse tarvis. Täpselt samasugune haridusega. No kujutage ette esimese klassi laps, kes peab õppima seda, ütleme, ükskord ühte pähe. No miks ta peab tund aega sõitma kuhugi, et sealt saaks paremini ükskord ühte õpetada? Tegelikult võiks õpetaja kohale tuua. Miks me üldse arvame, et need koolid peavad olema niimoodi esimesed 3 klassi? Võib-olla see esimese klassi puhul on 10 last, tuuakse õpetaja kohale, õpetab kõik selle tarviliku ära. No, see ei ole nii keeruline, see on hierarhiline. Mida keerulisemad õppeained, seda kaugemal tuleb käia. Siin tuleb jälle hierarhiat mõista. Ei saa panna kõik ühte patta. Te tõite sisse tegelikult selle olulise sõna kogukond. No jah, seal, kus kogukond toimib, seal saadakse paljude asjadega palju lihtsamini hakkama. Kus kogukond enam ei toimi, seal tuleb hakata bürokratiseerima. Seal tuleb lastekaitse ja siis on noorsoopolitseinik ja ma ei tea, keda veel, eks ole. Noh, mina ei tea, me oleme vist kõik poisslapsed, me oleme kõik noorpõlves pätti teinud, eks ole, nii omavahel öeldes. Või vähemalt need, kes pole pätti teinud, neid asja. Sest kui te vaatate ka kevadet, sest ainukene, kes ei saanud oma eluga hiljem hakkama, oli ju Arno Tali. Priimus, ülejäänud olid kõik niisugused väänikud, kõik said hakkama. Miks soovite lisada? Eks see kogukonna süsteem ju tegelikult ju toimib ka, mida hõre asustame, mida selline keskusest kaugem, seda paremini ta toimib ja pannakse naabrid tähele, aga loomulikult on probleeme rohkem linnatingimustes, kus on anonüümsus suurem. Aga ma vaatan, et meie vestlus peaks hakkama siin kohe lõppema, ma küll ei kuule, aga ma kujutan ette, et paljudel ka kõhud korisevad. Kas on saalis tulemas veel? Jaa. Oi, 3 kohast kohe kuuleme need küsimused ära. Kas meie mikrofoni tüdrukud lippavad? Minge sinna, kus teil kõige lähem on. Ma ei taha küsida, ma ikka repliigi korras. Ma palusin juba Siim Kiisleril ka, et sellest, et tänasel kohtumisel oleks mingi jume, et räägi ikkagi ideaalist alati ja siis räägi, kus me oleme, paku omapoolne lahendus välja, et see oleks kõigile ettepanek. Aga kuna ma tahaks selle ideaali ära, et enam-vähem hakkaks selle peale kõik me mõtlema, et kui te mõtleme, et ideaalis võiks olla niimoodi, et igal sündival lapsel, kes nüüd meile sünnib siia, oleks 2 vanemat, tegelikult peaks olema ka 4 vanavanemat ja 8 vaarvanemat, sest normaalne elupikkus inimesel võiks olla 7x12 või 12x7 aastat, kuskil 24 aastat. See oleks nagu normaalne. Ja vaata, kui me niisuguse sihi poole igaüks mõtleksime, püüaksime oma elu nii üles ehitada, siis kõik need probleemid, millest me täna räägime, kaoksid ära. Ja eesti keeles on väga head sõnad, on nagu kodu ja on pere. Eile oli siin see statistika leib, kuna niisugust segast juttu ajame. Täpselt sama segane jutt on, et riik peab tegema, omavalitsus peab tegema. Ei saa nad teha, need on üks ruumi osa. Riik on natuke suurem ruum kui omavalitsus. Teha saavad ikka ainult alati inimesed ja kui nad on maast madalast lapsest kuni vanurini välja hakanud tegema õigeid asju, tähendab, et kui sul on ikka pereloomes aeg, siis tuleb pereluua ja lapsi sünnitada, mitte 45 hakata mõtlema, et mille peale mul aeg kulub ja kuidas ma saaks õnnelik olla. Kui sa ei ole lapsi teinud, siis vana ei saaks vanemaks, sa ei saa, ongi kogu küsimus. Aitäh, haldusreform sai nüüd kokku võetud. Ja anna mikrofon siia poole, palun. Aitäh teile. Minul on teile selline küsimus.
kes teist on lugenud neid valla arengukavasid ka selle pilguga, mis seal lastekaitsest ja lastest räägitakse? Ja teine küsimus, kes teist on osalenud tulevase lastekaitseseaduse väljatöötamisel, mis te sellest arvate ise? Aitäh! No nii, Siim Kiisler, mikrofon on teie käes. No arengukavasid olen lugenud ja ma tunnistan, et nad on tihti formaalsed, et lihtsalt võib-olla võetakse midagi eeskujuks ja midagi pannakse kirja ja kahjuks ei ole nad tihti tõesti nagu südamega kirjutatud. Lastekaitseseaduse väljatöötamisel ma ei ole osalenud, et ei oska kahjuks kommenteerida. Nii, Mikk Lehmus. Peab ka ütlema, et arengukavades seda lastekaitse poolt ei oska väga sügavalt kommenteerida, kuna minu eriala on võib-olla veidi teistsugune kui sotsiaalpool. Kuidas koduvallas? Ütle nüüd, kuidas koduvallas? No koduvallas ma arvan, et on piisavalt hästi kirja pandud. Arvad või tead? Tean. Nii, Kerli. Et kuna ma esindan siin täna Eesti Avatud Noortekeskuste ühendust, siis ma tean, et meie ühenduse juhatuse liikmed on lastekaitseseadusega seotud olnud, mitte küll otseselt mina. Ja sealt poolt ei ole praegu tulnud veel teistele liikmetele mingisugust küsimust. Aga mis puudub arengukavasid, siis loomulikult ühes kogukonnas töötades ma olen oma valla arengukava ja maakonna arengustrateegiatega väga kursis ja teiselt poolt ma tahan öelda, et ka noortevaldkonna värske arengukavaga väga kursis ja sealt lihtsalt mõned sellised küsimused minul tekivad seoses ka haldusreformiga, kuna noortevaldkonna arengukava näeb ette sihttasemeks aastal 2020 noortekeskuste arvu suurenemist Eestis selliselt, et mitte täna on 1400 noort noortekeskuse kohta, vaid see saab olema 1000, nii et loodetavasti siis ka haldusreform toetab seda, et neid tekib Eestisse veelgi juurde ligi 100 ja teiselt poolt, mis hommikul räägiti noorte osalusest, siis ka seesama noortevaldkonna arengukava ütleb, et noorte osaluskogude arv 85-lt kasvab 200 peale, aga kui omavalitsused liidetakse, siis on jälle see koht, et kuidas siis tagatakse see tase. Aga kuivõrd juba küsimused tulid saalis selle kohta, et kes kui palju on mida lugenud, siis Siim Kiisler, mul on teile personaalne küsimus, et nõnda nagu riigikontrolör ütles ka oma viimases aruandes, et justkui haridusreformi tegijatel on oma Eesti kaart, haldusreformi tegijatel on oma Eesti kaart, kui palju seda praegu tõmbekeskuste reformi tehes või haldusreformi tehes te olete oma kaardid pannud haridusreformi kaardi peale? Kui tihti te haridusministriga sel teemal kokku saanud olete? Päris tihti, et võib-olla kord kuus arutame neid asju, aga mina ei ole küll seda haridusreformi kaarti näinud, ma ei tea, kas keegi on, et see sama asi, mis ma teile enne rääkisin, et tohutu jutt, õudne koolide sulgemine käib. Teate mõnda või? Et ärge uskuge seda emotsiooni, kontrollige numbreid, vaadake, mis tegelikult toimub. Me peame praegu mitte numbreid vaatama, vaid kella vaatama. Paraku on aeg minna lõunale, tahan teile öelda, et lõuna vahel siin samas vastas, ärge veel tõuske, lõuna vahel siin samas vastas saate käia ka vaatama ühte näitust, kus siis on Lastekaitse Liidu kamraadid kohal, aga kõikidele esinejatele suur aitäh. Siin on teile ka raamatud. Pistan teile pihku. See läheb sinna.